Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist. Taas kord kokku tulnud jalgpallistuudiost, kus olen mina, Egor Aljurand, minu paremal käel Madis Kalvet. Tervist, Madis! Tere! Ja minu vastas Andres Ooper, kelle pärast me peame tegema seda saadet täna esmaspäeval, sest et taas kord saan aru, noored jalgpallurid kutsuvad, et mida tegema lähed, mis teil toimub, et mis vanusena kuhu te lähte? See on nüüd siis 2009 sündinud, kes juba täna mängisid Gruusia vastu 0-4, et ma lihtsalt lähen üks päev hiljem järgi nendele. Polnud ära lubav skoor justkui. Ja ma ei ole veel rääkinud jah, et mis seal täpselt juhtus, et olen ise ka samamoodi alles seda kommentaari lugenud, et veel treeneritega rääkinud ei ole, nii et ei oska lähemalt kommenteerida, mis seal juhtus. Jaa, aga tänane selline sõjaplaan on selline, mida ma taaskord ei oska selgitada, see on vana hea, et igatahes masterplaan on see, et kui me vaatame meisterliiga värate lööjaid, meil on 7 vooru mängitud, siis seal tipus on Henri Välja 4 ja Bashir 4 ja siis on pool liigat on löönud 3, ehk kuigi justkui visuaalselt on tegelikult justkui päris suured käärid meeskondade vahel, et tipud ei kaota ja on seal väga hästi võidult võidule, siis miskipärast meil neid Alex-Mattias Tammesid, meil pole see aasta Promis Davidit, meil pole neid mehi, kes lööks palju ja ägedalt. Ja siis mõtlesime, pakkusin välja sellist formaadi, et teeks sellise väravalööjate drafti, et natuke NBA süsteemis, ehk siis hakkame ükshaaval mängijaid valima. Ja loogika on siis see, et teeme kas 4 või 5 ringi, oleneb, millal Kaspar Ruustab vormeli saadet tegema tulla, et vaatame, kaua me saame siin olla ja siis, kui oleme mehe ära valinud, siis räägime natuke, mis tema meeskond teinud on või mis ta ise teinud on või kuidas need asjad üldse läinud on, et oli vist enam-vähem äkki kellelegi aru saadav. Ehk siis loogika lihtne, teeme siis ringi, et esimene valik Ooper, teine Kalvet, 3. Kaljurand, 4. Ooper jälle. Arvestame siis sisse seda, et loeb see, et mitu väravat oli poole lõpus, ehk me peame sisse arvestama seda, et võtame Sapineni näiteks, et äkki ta läheb ära suvel või et Tampeduu äkki müüakse maha, et siis on mõnel mängijal on jälle väärtus selle võrra suurem, et ütleme Robert Kirss on tõenäoliselt parem mängija kui Daniel Usta, aga Usta saab mängida sel hooajal ütleme 2000 minutit ja Robert Kirss tõenäoliselt umbes 20, et me arvestame lihtsalt, et hooaja lõpus vaatame, kelle 4 või 5 mängijat kõige rohkem väravaid lõid. Jah, Andres Ooper, ma tahtlustan, et sinu puhul, et sa võidad selle, et sul on seda kuidagi nina nende ründate peale kõige rohkem, aga mis sa arvad, kes, ehk siis esimene valik, kell titsub Andres Ooper, kes sa valid esimesel, kes sa arvad, kes lööb hooaja lõpuks kõige rohkem liigas väravaid? No ma lähen kindla peale, siis ma valiks ikkagi Flora ja Sapineni hetkel, et mitte, et keegi praegu väga suurt ja head minekut oleks näidanud, et selles mõttes on väga raske, et jah, Bashiril 4, Väljal 4, aga jah, ütleme, arvaks ikkagi see top 3, top 4 meeskonnast võiks see keegi tulla ja ma ei tea, Levadia mängijad ei ole oma püssi paukuma saanud väga, ei oska tõesti sealt ühte valida, kui sealt oleks võtnud, neid ma ei saa nüüd, et ei hakka siin nimesid isegi nimetama veel, aga jah, ma läheks Sapineni peale, et isegi kui ta peaks suvel ära minema, et sellegi poolest, see on siis hea kohtus natuke võib ka Florast rääkida, et meil on topelttuur olnud nädala keskel võitsid siis niimoodi, et 0-1 Tammet vastu taha, aga siis oli Mullini 2 äravast võitsid Tartu Tammekat ja nädala vahetusel. Suur Tallinna tervi! Ja ehk siis mis jäi 0-0, et võib-olla siin saab natuke seda Tallinna terbit ja lahata, et suur mäng punast, aga kui me räägime nüüd Loora seisukohast, siis ega liialt palju hambaid ju tegelikult Levadial ei näidatud ka enne 60 minutit, et oli ikkagi, kui me võtame puhtalt need 60 minutit, siis julgeks küll öelda, et Levadia on hetkel tänase päeva seisuga, võite pärandada selgelt parem meeskond kui Levadia.
võt nüüd üks sõna, selgelt, see selgelt on väga selline küsitav. Et selgelt ma ei saa nüüd öelda, et no mis seal selgelt oli, et ei ole, minu silmis on ta ikkagi natukene hambutu, täpselt nagu ma juba alustasin nendest ründajate puudus, see Otto või midagi seal võib üritada sisse tulla ja löögile pääseda, aga kui ohtlikud nad nüüd olid, on ju. Võtame Flora seisuks, nad ei olnud üldse ohtlikud. Ja see on nüüd teistpidi, ja siis pärast seda viimased pool tundi see on natuke mõistetavam loomulikult, aga jah, mis seal oligi, poomikaristuslöök, mis korra taheti nagu käeks vaadata ja ega ei olnud, ütleme selline ma ei taha öelda ka võimaluste vaene, aga tegelikult pigem oli võimaluste vaene, et ei olnud ju mingid surmkindlaid võimalusi, mida väravahid nüüd seivisid ja ma ei tea mida, aga mõnus andmine oli, et see punane oli ülirumal ja kui selle pealt oleks kaotanud mängu, siis ma ei kujuta ette, mis jutt siis oleks siis lahti. Ma kohe katestasin, ma vaatasin eile õhtul, vaatasin AS Rooma Laatse tervik ja ma olin marus peale mängu, 0 punast. Derbi, sa peab punas võtma, mängu peale 6 kollast 0 punast, pehmo on, see Rooma derbis on rikutud, see keegi peab punas võtma, mina ütlen Marko Luka, respekt. See, et nad tegelikult läksid päris vihaselt juba külge ja see juba see Schönning Larseniga seal hakkas juba esimesel poolel väike tõmblemine pihta, aga et sa kaotad enesevalitsuse, teed mingi imeliku järellöögi, no seda ei saa juhtuda, et muus osas olen suga nõus, selline derbi hõngu oli, aga jah, võimaluste vaene teine. Kas sul oleks ka Talvetalt Zappinen avavalik? Ma mõtlesin selle peale, jaa. No, pigem oleks vist olnud esimene valik, sest ma usun, et tema on ikkagi see, kes läheb hooaja edenes aina paremaks. No, Flora puhul ju talve räägiti ka, kuidas Kostja tuli ja pani kohe ju mahud peale, et mehed tegid kõvasti trenni, et kui see nii oli, siis see eeldab, et tegelikult ju siin hooaja edenedes peaks see asi nagu neil paremaks minema. Et kui ikkagi nii-öelda mehed saavad rütmi, ütleme see niimoodi, siis teoorias võiks ikkagi see asi nagu paremini laabuma hakata, kui siiamaal laabunud see. Minu üks ennustus, hooajaeelne suur ennustus, et Rosta ei pea Augustin vastama, sealt vist hakkad juba kaotus sisse võtma vaikselt, vaata, et selles mõttes, et tundub, et minu see oht, minu see hirm, et Flora see sisekliima ja kõik see jutud, see on juba, ma panin ikka väga puusse. No, praegu pigem ütleks, et nagu toimib, et on sellist tahet ja särtsu ja kõike nagu seal meeskonnas nagu on, et no ei ole sükast võib-olla eelmine aasta mul tundus seal hooaja algus, kui Norbert Hurt oli peadene, et nagu tuim nagu kogu see asi, praegu vähemalt tuim nagu ei ole, mis on ju iseenesest positiivne, et kui seal sama see Kalimullin seal see särgi tõstmine, et seal nagu selles mõttes on kuidagi sükast mingit tiimivaimu seal vist nagu on ikka tundub. Tuli kaudel see, Levadial 19 punkti, Floral 14 punkti, kui kaudel see Flora sellest on, et reaalselt tiitlivõitluses olla? Kuhu tunde pealt? Ma arvan, kokkuvõttes sõltub väga palju sellest, kuidas Levadia enda ründemängu käima saab. Kui Levadia saab ikkagi jooksma, siis mina ei näe, et keegi neile vastu saaks. Lõpuks on rohkem nagu nii-öelda Levadia kaotada, kui seal teiste võitjas asi. Sellega ma olen isegi nõus juba ja juba kõlavad kuuldused, et härra Levada oli seal riietusruumis kisa tõstnud ja et sellised on tore kuulda, et sellised asjad teelt toimuvad, et mäletan isegi torpeedo aegadest neid jutuajamisi, teelt ju midagi nagu lahti ei ole, keegi ei kaotanud, aga kutid võiks ainult üheväravalised võidud loomulikult, tule ja anna tuld. see oli hea, ajas naerma küll, et aga seal vist oli peatreener isegi mängijate kaitseks välja astunud, et aga lisab vürtsi. Nii, ma siis Kalvet, sinul on siis valik number 2, võetud on Zappinen, kes on sinu valik? Ütleme nii, et ma siin 2 vahel kaalun, aga ma äkki ikkagi, ma arvan, jään Senjovi juurde. Mida perset? Mille pealt? Selle pealt, et ta on aastast kogu aeg teinud ja ma arvan, et üks tuleb varsti ja teeb jälle ja hakkab tegema. Okei, siis me võime Florast edasi rääkida siin kohe otsa. Flora puhul, mis on nagu positiivne Flora puhul, see ongi see, et Senjovita, eks ole, et Senjovita nüüd viimane mäng oli Allikut, et need tulemused on tulnud tegelikult nii, et sul ei ole kõik mehed veel paigas. Ja ma arvan, Markus Poomi mis keegi ei võta, ma eeldan, aga see Markus Poomi väravad on väga palju juurde andnud ja nüüd see Kalimullini lõpuks esile kerkimine äkki. Et nagu seal on nagu seda, kui me korra rääkisime, et seal see pinki nagu ei ole, siis võib-olla nüüd, kui kõik mehed hakkavad Senjovit tagasi, siis natuke võib-olla see seis jääb positiivsem, kui ta alguselt tundus.
Ja no mõtlen mina nagu selles mõttes, Eesti liiga mõttes ma ikkagi näen, et Zenjov on ikkagi väga, väga väärtuslik mees ja väga, väga hea mängija ja ütleb nii, et ees seal kogemust on ja kui need seal ees ikkagi nagu omavahel nagu asjad toimima saavad ja muru peal mängib, mina usun, et Zenjov on ikkagi jätkuvalt hea. Kas on see, et sa said just mingi 40 ja siis see 35 tundub noor, vaata, noor ja lootust rikas. No mingi hetk ju ooper peab ju Zenjov ka, eelmine aasta lõpuks seal mingi värav ja sööt per mäng, et ta millalgi ju peab ikkagi tagasi andma või ei pea? Mitte, ma olen isegi natuke nõus, aga ja võib-olla jah, siin see Maksim Kalimullin on ka päris huvitav tegelikult täpselt, kes võib siin toetada neid kõiki. Okei, ma võtan 3. valiku, Florast on räägitada küll, mina lähen sellise mehe peale, kes tegelikult on siin natuke juba löönud ka, aga Robbie Saarma, lihtsalt peamiselt sellepärast, et ega seal ei ole ühtegi teist meest, kes lööb. Et selles mõttes olgem ausad, see Reinkord, ma eeldan, et Talvetil varsti kindlasti valikuna tuleb ja siis on see Karr oli selle venna nimi äkki ja et seal ees ei ole midagi. Saarma peab ikkagi tassima, Saarma saab võib-olla veel anda ilus mõne või penalti lüüa tähendab ja siis, aga mis juhtus Paidega? Võitsid Vaprust 1-0 nädala sees ja nädala vahetusel võitsid 2-1 Laadrit. Esimene, Robbie Saarma seal raistas penalti, okei. Ooper, sa nägid seda penalti olukorda? Nägi. See esimene penalti olukord, kus Ojamaa lükkas või seda mõtled, ei see. Mis me siin Varriga teeme, meil on kuradi... Meil on fucking iga mäng on nüüd juba penalti ja see ei saa olla, ma ei saa aru, ma ei saa reeglitest aru. Sellega ma ei taha nõus olla selle esimesega, et seda ei olnud vaja. Aga Soorma siis tegi Zidani üle puusa. See oli ilus. Siis lasid mängu käest, lasid Laadrit viigistada ja tundus, et midagi ei ole, aga lõpuks selle jõuda vitsid ära, et seal sai penalti. Mis oli ka selline Varriga otsitud, aga okei, seal ma saan natukene aru. See oli natuke loogilisem jah, et tõesti ei olnud vaja sinna käed ees minna, et sellisel momendil ka veel, et... Kui me vaatame tabelisse, rääkides Paidest, tegelikult värate vahe pluss 12, Levadist maast 1 punktiga. Kui sa vaatad mängupildiliselt, see Pärnu võit ei olnud kindel, oli 1-0 ja ei olnud kindel, Laadrik võideti üle, köitad üle noad ära, need võidud tulevad. Võidud tulevad, aga tõesti mänguliselt seal ei olnud küll midagi ilusat selle Laagri vastu, aga arvestame, mis asjaolud seal Laagri väljak võib-olla ei ole see kuiv ja kõik muud vabandused, aga Saarma ise ütles ka väga ilusti, et ega mõlemal on väljak ühesugune ja ega need kergelt ei peagi tulema. Ega kumbki Levadia ega Paide ei saa hiilata praegu mingite suureskooriliste mängudega või et aga punktid on olemas. Ilmselt võib-olla ka natuke sellest Narva mängust võib lõpitis, et selle väljaku mõttes just, et teist korda ei tahetud sama juttu rääkida. Guys, impossible to play. Aga ma just ootasin, aga millegi pärast ei tulnud treenereid jutu ajamisele. Kus ta oli? Oleks tahtnud kuulata küll, et mis ta põhjendus on. Aga kas Saarma puhul, make it or break it, hakkab see vist peale tulema, eks ole, Andrus Ooper, et ega seda vanust jah, olen nõus 23, saab 24 siis umbes mai teises pooles, et kui nüüd ka 25 ei tule, siis on ikkagi ma ei tea, kes on hea, ma natuke võib-olla kõlab halvasti, ma vabandan riigi osapoolte ja see natuke siis on oht muutuda Rauno Allikuks. See oht on alati olemas jah, et selles mõttes loomulikult tahaks näha teda välismaale siirdumas, aga ega see kerge ei ole. Jah, et selles mõttes ikka välja saamiseks tihtipeale seda stabiilsust on nagu rohkem vaja, just sama need, see penalti eksimused on ju ka sellised asjad, mis nagu ma ei tea, see kuidagi ikka näitab midagi, võib-olla kõik ei ole nagu mängijas võib-olla paika loksunud veel, et see kuidagi see mentaalne pool võib-olla nii tugev siis või kuskil midagi jääb nagu puudu. Andres, sa vist ei olnud väga stabiilne penaltitel? Ma ei olnud jah. Ma lõin vist ainult karjääri jooksul mingi paar penaltit. Miks sa nagu muidu nagu oskasid ära lüüa? Algul oli koondises oli Reimees, pärast vist järsku oli Koostja ja niimoodi oli. Klubides olid ka teised mängijad lihtsalt. Mina olin ründaja. Ma lõin mujal lõin need väravaid. Kas seal on mingi asi, et meil ei olnud vaata sellist asja, et sa tegid
kuskil on olnud küll, et tegime võistluse ja kes siis võidab, see saab pendlalööjat, aga pigem sellist asja ei olnud, et oli kapten või keegi, kes iganes, ma ei mäleta isegi enam, aga jah, ma olen mingi 2-3 pennalt löönud, et koondises ka sain siis... Mis su saldo on karjääris? Ei peast ei ütle, aga... Oled ikka mööda ka löönud? Ühe olen mööda löönud, seda ma mäletan igal juhul, aga ja, paar tükki ikka läksid sisse ka. Kas sa sellist Saarma väravat üle puusa taristusele joonelt risti? Jaa, sellist annab järgi lüüa, et selles mõttes see oli see, ma arvan, kui mitte aasta värav, siis selle kuu värav kindlasti. No, kuidas siin on nii hulle, see täitsa haigete värav. See oli, esiteks tuli see pikk sööt Baranovil, see läks nii kaugele, siis see Salistet tõi selle ilusti ühega tagasi, et juba see oli selline paras päästmine, aga et siis veel tuleb sul üle puusa selline ristakas, see oli see, wow, mida ma just nüüd nägin, et väga võimas oli, et selliste asjade nimel nagu tasub jalkat vaadata. Aga see, et mina talvet hooaja ees, minu üks suur ennustus, et Paide võidab liiga, ei ole veel päris maha antud lootus. Jaa, see nagu, teatame nii Levadia kui Paide puhul võib öelda, et nad ei ole tegelikult kumbki oma taset välja mänginud, aga need punktid on nagu ära tulnud, mõlemad on ühe korra punkte kaotanud, aga suures plaanis, ikkagi ma olen seda meelt, et ikkagi Paide on jätkuvalt Levadia suurim rivaal, et Flora ikkagi on tegelikult siiamaani ütleks äkki natuke üle ootust isegi mingites hetkedes nagu mänginud, kuigi samas nagu potentsiaali ilmselt on nagu ka rohkemaks, aga samas see Paide ja Levadia see ootushorisont on palju kõrgem kui see, mis siiamaani näidanud nagu on. Nii, ja ma isegi oleks sellega nõus selles mõttes, et vaata Flora pinki hakata vaatama, siis see jääb päris ahtakeseks, et jah, ütleme, Levadial ja Paidel on nagu veel juurde panna siin. Teise ringi esimene oligi, Andres Ooper, kas sa oled jõudnud vahepeal mõelda? Et see võetud on meil siis Sappin on Zinjov Saarma ehk Eesti mehed on läinud. Ja. No ma ei tea, siin mõtlen Nõmme Kalju peale, aga jah. Keerulised valikud on ees, et võib-olla võib-olla siis seesama ikkagi Levadia keegi saab seal selle püssi paukuma. Nii, kes neist? Aga ma ei julge väga pakkuda praegu nende nimedest Ambedu, Otto ja João Pedrod ja Keero. Ma arvan, et Pascher on võib-olla hea variant. Jah, ma ise mõtlesin ka selle Pascheri peale, kui sul juba on 4 väravat, et tal on väike edu juba siin. Ja väike edu on, et siis ta 4. sobib küll. Kas Pascheri puhul teeme siis Tammeka ringiga ära, Tammeka siis touch-mängu, 1-2 Floralt, seal kus nad juhtisid 1-0 ja siis tegelikult said kodus ka Transilt 1-2, kus siis Gabore jooksis ära, aga Tammeka puhul 1-2 Flora justkui hästi Transile pole häbi jaotada, aga kui vaatad tabelisse, siis on 8 värat löödud, 16 sees, 4 punkti ehk sama palju kui Tallinn Kalevil, ehk selline selline keeruline, nagu on, aga nagu ei ole ka, et see eelmise aasta Tammeka, me mäletame, lõppes ära ja siis me mõtlesime Tammeka. Ma arvan, siin osad ütlesid, et ta lõpetab eespool Trans ja tuleb ja nüüd on see, et mis toimub? Tundub, et see tänavune Tammeka on see Tammeka, keda eelmise eel ennustati. Et eelmise eel ennustati, kes jääb viimaseks, Tammeka jääb viimaseks ja siis hakkasid järjest punkte võtma, et kuidas see on kõvasti motiveerinud neid, et kõik nagu lõppu ennustasid ja nüüd on täpselt vastupidi, et oodati nagu rohkem, aga nüüd on täpselt jõudnud kätte see hetk, mida arvati, et eelmine hooaeg nagu on, et nagu sa ütlesid ka, et kohati nagu on, aga samas oligi see ju Vapruse käest saadud kolakas ja mingid asjad nagu... See on näljas, on see Vapruse käest saadud kolakas, aga kui sa siis vaatad, hakkame siit ettepoole minema. Paidega 1-0-1, eks ole, Kaljur 2-2, Levadia 2-3 ja siis võitsid Kalevit. See mõttes kõik mängud on olnud nagu üks värav siia ja sinna, aga kõik on olnud sinna selles mõttes, et... Aga samas võib-olla suur kaotus näitab ka seda, et see kuidagi see mingi tasakaal nagu paigast ära, et hea küll ükskord läks nagu lappama, aga teine kord, ülejäänud korrad on ka see, et nad ikkagi ei ole võib-olla seda oma nii-öelda siis ma ei tea, välja mänginud või midagi ei klapi, jah. See 16 väravat sisse lastud, see on palju vist Tammeka kohta. See on vist ikkagi, nagu me ütlesime, et see viiruse poolest Kaspar Ruusi on keskkaitses, siis on nagu keeruline. Aga nad saavad selles mõttes, et ikkagi vist hooaja nüüd tulevad 2 päris tähtsat mängu, Laadrigi võõrsil ja Kuressaare kodus, et võtad sealt punktid ära, kõik on hästi, kui seal koperdad, minust natukene selline isegi nagu
me võime küll öelda, et Murule minek ja mingi alles 8. voor ja bla, minust on täpselt see koht, kus hakkavad juba tulema see, et me järjest kaotame napilt ja kui me Laadrit ka ei võida, siis on juba selline Vibra lööb sisse või Andres veel ei löö Vibra sisse? Ikka kindlasti lööb, et olgu see siis ühe väravaline kaotus või mitte, aga neid võite ei tule, et siis tahes-tahtmata see enesekindlusele see mõjub. Aga no seal, ega Tartus ei ole kerge mängida, ütleme, et see näitab ka välja arvatud see siis üks mäng muidugi, kus Pärnuga põruti, aga muidu on jah, selline väikse skoorilised need kaotused ju olnud iseenesest. Ma natuke, kui ma ütlen, et ootasin rohkem sel hooajal või suuremat edasiastet Veelmalt ja Edmansonilt. Vist natukene. No jäänud ikkagi natuke varju, eks ole. Pole olnud see, let's go, et Flora siit ma tulen või sellist nagu ei ole sel aastal olnud. Et Eesti sisese ülemineku teeks on ju. Veelmalt on ju ka, et mitu aastat seda oodatud, et tuleks aina rohkem kunagi räägitada ka ju koondise potentsiaaliga mehest, aga et nii sinna lähedusse pole veel ikkagi need tiivad nagu küündinud. Aga Bashiri puhul Kalvet enne, kui sa teed oma valikud, Bashiri puhul kas see oht on, et ta ei lõpeta hooaja Eestis? Kas arvad, on võimalik, et ta tehakse rahaks? Vabalt võib olla, et ikkagi Eesti mõist on tegemist hea ründajaga, siin juba ennast tõestanud ründajaga. Ja suvi on tegelikult ju see, kus valda osa liigas just suvel täiendab ju oma koosseis, et neil hakkab ju siis uus hooaeg pihta. Et kui tal õnnestuks sinna kuskil alad. Ma teen oote teistpidi. Spordidirektor Kalvet, kui saaks Levadias või Paides, kas sa võtaks? Või pigem, mina olen tore olnud, et ma olen skeptiline, et ta saaks hakkama, aga siin on väga suur entusiast ja saate meil vaata saates pole olnud, mis on sinu arvamus, kas sa võtaks? Paide puhul isegi võtaks. No võt, selge. Okei, Kalvet, sinu, me oleme võib-olla, tegelikult hiljem läheb kiiremini, võime rahulikult võtta teise ringi, teine valik, Kalvet on meil mis? Mina võtaks siis João Pedro, sest et Leva penaltid kindlasti saab ja kui tema neid lööb, siis sealt võiksid väravaid tulla. Levadia, teeme siis Levadia ringi ära, Levadia võitis kõigepealt Kuressaaret, võitsid nii, et 79. minutil 0-1 ja siis kuulus Pubatar Tambedu 80. minutil viigistas ja siis 90+3 Eker Tuur suskas väravest sisse. Ja siis tuli kuulus derbi Florana juba mainisena, me peab ikka mainima seda, et pool tundi ületaalus ja ainsad nagu pärised võimalused oli see, kus Marko Luka, eks ole, andis kellele ta andis üks Musaabal äkki või. Et see mis ainus hea olukord, väga hea olukord oli see, mille ikkagi Flora ise andis, ehk nagu väga seda ei ole nagu seda, ma ei tea, mis asi seda mochot, seda mingit asja, mida ei oska selgitada, nagu ei ole selles meeskonnas sel hooajal, aga ma ei tea, nad võivad olla täpselt see meeskond ka, et lähevad Murule, elu on lill, ma ütlen, enne seda ka, võtame, oli võitsid Transi 1-0 võõrsile, siis me võime igal asjale mingi vabanduse leida, aga nagu, kuidagi nagu, ma ei tea. Mulle ikka tundub juba see, et need uued mehed, kes toodi, nad ei ole ikkagi olnud nii head, kui on nagu loodetud ja ma arvan, seal on üks sükka aga nagu peidus, et kindlasti Tambeduust oodad selle ees rohkem. Felipe Felice oli see meil ilmselt ilma selle ees oli, tema oli kuidagi teistmoodi ründaja, samas ta kuidagi suutis teistele tekitada ja hakkas lõpuks lööma ka, aga siis kui mulle tundub, et nagu see Felice oli nagu parem vend, kui seal Tambeduus praegu ees on ja see mulle tundub, et mõjutab. Pedro on ikkagi minust tundub, et tema klass on siuke nagu suht stabiilne, aga samas et nagu tema võib-olla mingid asjad esile tuleks, oleks jälle vaja seal ette sinna realiseerijat, kes seal, kui tema seal, ma ei tea, teeb murab kasti, et oleks seal keegi, kes jätkaks ja tema nii-öelda trumbid ka veel paremini maksul pääseks. Jah. Teise ringi 3. ehk viimane valik, võtan meeskonna, sest kus nagu ei ole liialt palju lööjaid. See meeskond siis on Narva Transi kuulus Kapore. Mis juhtus Transiga? Võitsid Jeedur Žuravljovi megaväravast 1-0 Kalevit nädala keskel ja nädala vahetusel siis võitsid 2-1 Tammekat ja Kapore näitas seal oma klassi küll. Läks, keha andis, Tammeka kaitsjad veerisid minema ja läks lõpuni ja ta tegi pahandust küll, et Tammeka ei saanud üldse Kapore kattuma, aga see Kapore puhul on ka see, et
ma ei tea, Andres Ooper, kas sul on vahest olnud nii, et no sa umbes 20 minutiga saad aru, et täna pole minu päev ja võiks juba välja minna, et see, minust Gabore puhul sa vaatad otsa, 20 minutit saad aru, et kuule, okei, mina võtaks välja, vaata, tule, no nii täna ei tule, vaata, pole tuju ja siis on mingid korratus ta õnnestub ja kohe hakkab tulema, et väga see on pull vend. Aga Trans, minu ennustus oli 4, vahe Florad on 1, let's go. Et see, noh, vägisi võetakse ära ja see on see, mida me ju, noh, minusugused jalgpalli geeniuse eksperdid ennustasid, et see hakkab juhtuma. Ja seni on, noh, üks toperdus ja tegelikult on ju Tammet, Trans, Tibens. No ma arvan, et Kozuhovski see stiil tundub, et sobib nagu sinna, et ta suudab mehed võitlema panna, tahtma panna ja samas, noh, ütleme, kui võrrelda seda Kuressaaret, mis tema käe all oli, siis noh, Transi mehed on ilmselgelt tasemelt nagu kõvemad mehed. Ja kui see Kozuhovski, see, ma ei tea, motiveerimisoskus, ta väga kiidetakse, kuidas suudab ju selle kuidagi tiimi ühtseks sulatada ja suhtleb hästi palju mängijatega ja siis noh, mängijad ongi valmis seal väljakul tegema seda, mida just see Kozuhovski nõuab ja kui see nagu seal toimib, siis jaa, noh, kas just medalile, aga viimases 5 mängus on siis sellest ratsu ära võtta, et ühe lõi see Tammeka ja ühe lõi see Levadia neile, et selles mõttes sellised 2 mängud 1-0 võidetud, nüüd võidetud 2-1, et noh, täpselt see, mida ootasime. Jaa, et selles mõttes küll, et võrreldes siin mõne eelmise hooaja Transiga, tuleb tunnistada, Trans on parem. Kas Transi puhul on suurem oht või Gabore puhul suurem oht, Andres Ooper, et oletame, miks ta ei peaks mulle punkte tooma see, et Viidas hakkab nii palju lööma, et Gabore jääb varju või siis see, et Gabore äkki keegi võtab ta ära? Seda ma ei usu, et Viidas hakkab temast rohkem lööma, et pigem on tema see number 1 viiul seal ja siis võib-olla Viidas toetab teda, ma usuks pigem niipidi, et ta tekitab ka Viidasele, nagu ka oli see, mis ta Tammekale ju teelt lõi, oli ju teelt Gabore eeltöö nii-öelda. Et noh, ei, ma olen selle Gaborega isegi täitsa nõus, et eks tema praegu tassib ka seda Narvat, et väga palju väravaid nad lööndi ju ei ole, et 9 ainult on ju 7 mängust, et aga jah, taga on 0, võib-olla hakkab rohkem tulema. Sina kui kuulus jalgpallispetsialist, räägi, mille pealt see Josué Totter, kes on saanud natuke platsile, mille kuradi pealt see vend kuradi Belgia nörgligas reaalselt meil saaks Belgia nörgligas ja ründe, ma tõstat jälle selle pauk lahti oleks ja see meil tulebki noor andekas ründaja, kurat see vend on hullem kui Viidas, ta ei saa ise algkoosseisse panna, mis toimub? Kuidas selline vend? Ma ei oska öelda, aga neid selliseid mängijaid ikka aeg-ajalt kuidagi eksib ära igale poole. Ka meil Roodas oli üks, et oi, ta on mänginud Champions League'us ja Club Brugge'i eest on, aga no ma ei tea, no ei löönud väravaid meil ja ei ole, et kuidagi kuskil mõnele sobib mõnes teises kohas rohkem ja siin võib-olla, ma ei tea, koduigatsus on nii suur ja ma ei tea, millele ta mõtleb. No meil ka Tunjov on ka saanud Itaalia kõrglast peale, aga kas ta on uuesti lähedal olnud, sellel ei ole enam. Tõsi. Ehk siis see võetud on Sappinen, Sinjov Saarma, Bashir, Joao Pedro, Gabore, algab 3. ring, Andres Ooper. Sinu valik. Oi. Noh, ütleme nii, et keegi peab ju Nõmme Kalju eest väravaid hakkama lööma, et kui seal ees tahetakse olla, et miks mitte, et see on Niki Ivanov, kes võib lüüa nii karistuslöögi, pendlad, mis iganes. Paneme Ivanovi kirja. Ivanov on löönud, mis on siis Kalju teinud, teeme selle siia vahele, siis saad kohe edasi rääkida. Ma nagu mõtlesin, kas Kilermet valida, aga millegipärast Kilerme võib selle ääres ette võtta ja see on väga, väga suurepärane, aga ma ei näe temast seda topskoorerit jälle, et võt seal võiks olla küll sul see Pasher võib-olla ees see lõpetaja veel. Ivanov on löönud Kalju Laadri 3-0, see oli hea mäng, ma jõudsin sinna staadionile 10. minutil ja oli õlle järjekorras, siis löödi juba 2-0 ja sain õlle kätte, siis löödi 3-0, veerand tund oli mängid 3-0 ja see oli nii külm, et no mine persene, lihtsalt see tuul näkku. Kalju fännid protestisid selle hommikuse mängu vastu, staadion haud vaikne, mitte keegi mängid, ma eeldan, et see pöörds rõvedamaks jalgpalli elamuseks sel aastal. Aga Kalju oli ülikindel ja Niki lõi kats ära, mis on see peamine. Ja siis mõtles, huvitav, et selline asi juhtus ja siis Kuressaare Kalju Ivanov taas. 2 mängu 3 väravat. Mees, kes mina arvasin, palju sest nüüd möödas on 2 aastat, 3 aastat, millal ta oli Legionis? Ja mina arvasin, see on mingi järgmine suur vend, ta oli nii äge, see just ettevõttis tegi, siis läks sinna Sloveeniasse, kadus ära
seal on mängijad ja see küsimus on, et kas ta tuleb nüüd, et ma No mina ise ka loodan seda, et just tal on need kauglöök on jalas ja et selline toetava mängijana, ma küll ei taha teda topskooreriks otseselt panna, aga mul on tunne, et sealt võiks tulla midagi. Kuidas sul Kalju siis saldo, Kalju oli vahepeal täitsa hullumaja, aga nüüd on Kaljul see aeg, eks ole, kus hakkavad need mängud tulema, mis nad võiks võita. Jaa, et nagu sa eelmurdis küsisid ka, et et kas Andreev saab varsti suusadega, need ma meelsin ka, et ikkagi selliste vastaste vastu Kalju peaks olema parem ja nendes mängudest oligi parem ja tegelikult mingid väga suuri küsimärke õhku jäänud. No jah, ütleme, Ivanovil tegelikult nii palju hooaja algust ja superkarikas nägin, oli väga hea ja siis järgmised liigamängud, jah, midagi ilmselt ei klappinud, aga nagu siin mõlemalt öelnud ka, et seal on ja sealt võib tulla ja ilmselt nagu ongi tema peale 21. Et selle tipuründajana tema peale nagu tundub, et mängitakse aasta, kuigi seal alguses vist kaheldi, et kas ta oleks õige mees selle koha peal, äkki peaks seal kedagi teist proovima, tema natuke allapoole tooma, aga praegu tundub toimivat, jah. Mis on see, nagu, ma mõtlen ausalt, et see, kuidas see Kalju mängib, see on nagu taktikaliselt. See on mingi selline nagu haigelt arusaamatu. Et selles mõttes, see on mingi selline, seal see liikumised asjad, see ütleme, et kui varem oli Stoikovitsi, võib-olla Paide oli keegi keerulisemad mängivad. Selles mõttes, et lihtsalt need meeskond liikumised, siis Nikita Andreevi see Kalju on seal üle võttud, sest vahest vaatad, selles mõttes on mingi hetk on nagu 3-4-3, siis on mingi 4-4 jaks ja siis üldse saare mingi keskkaitse tõuseb ja mingid ääred teevad laiust ja siis ei tee. Täitsa müstik, ma arvan, et sellise jalgpalligurmaanile Kalju on nagu äge vaatamine, samas vahest on see, kui mänd on liiga keeruline, siis on see, et sa hakkad sealt eelviimaselt kohalt ronima muidu. Pigem ma ei usu, selles mõttes, et meeskonna jaoks keeruline on, et Andreev puhul mulle tundub, et ta suudab ikkagi reeglina mängijateni viia seda, mida tahab. Ja mängijad reeglina saavad sellest nagu aru, et seal ei ole, kui seal Stoikovitsi puhul on olnud see, et võib-olla see ka juhtub liiga palju või seal mängijad kuidagi ei saa veel aru või ei sobita süsteemi, siis Andreevi puhul nii palju kuulnud olen, sukast kurtmist ei ole kunagi nagu olnud ja ühesõnaga mulle tundub, ta teab, mida teeb ja mängijad on selle nii-öelda omaks võtnud. Nii, 3. ringi teine valik on Rest Madis Kalvet. Ma jään siis selle Guilherme juurde, kelle Andres just siin ripakile jättis. Ma tüssiks niipidi Guilherme puhul, Guilherme lepime kokku, ma pole nii ägedat legionäri aastaid näinud, selles mõttes nii jabur, et kas Guilherme puhul on suurim küsimus see, et kas Kalju suudab teda hoida või? Selles mõttes, et see, kuidas, see vend, ta suudab ma arvan, et ta suudab mingi 5 vennast läbi minna pohhilt, vaata, see mõttes savi, vaata, ma arvan, et see on lähim asi sellele Promise Davidile, mis me nägime, lihtsalt nagu nii silma paistav, või? Arvestades, et Kalju mängib suvelgi euromänge, siis ma ei usu, et enne euromäng ära tahad anda sellist meest, et kui meil tihti Euroopas jääb puudu sellest, et me seal, ma ei tea, üks olukord ei suuda seal endaga ära lahendada ja just sellisest nii-öelda individuaalsest nahaalsusest, siis sellist meest ilmselgelt läheb vaja suvel euromängudes ja ma eeldan, et kui siis äkki alles augusti lõpus lastakse mees minema ja selleks hetkest ta loodetavasti piisavalt palju teinud, et toob mulle siin korralikult punkte. Andres Hopper, selgita mulle, kuidas see võimalik on, et seda venda ei saada kinni? Mis ta see nõks on? Kas seda on üldse võimalik selgitada? See mõttes, et see, ta läheb lihtsalt, see mõttes ta libiseb 2 mehe vahet läbi, liibseb, ta ei tee mingit ülasted, vaid ongi selline nõks. Tal on jah, see nõks on olemas, tempo nii-öelda vahetus on ju, kuna sa teed selle pausi, lased vastasele eest ära, lähed vastas suunas, et jah, tal see pall päris hästi püsib ja teenis sealt jah, nende möödaminekutega nii-öelda või proovis mööda minna, on ju, teenis päris palju nurgalööke, mis on ülioluline, on ju. Ega see, kõige suurem miinus tal vist on see värad löömise osa, et see natuke see tunnetus on... See vist ma juba ükskord rääkisin, et ta võiks hakata ikkagi otsima ka söötu, et ongi, et teised juba varsti hakkavad võib-olla loobuma, et kuule, et okei, ja jälle ta läks, et võt seda sa ka ei taha nagu, et ainult murrad sealt äärest läbi ja lähed siis veel terava nurga alt löögile, et otsi nüüd seda cutbacki või mis iganes, et jah, seda nagu võib-olla see sisekliima puhul otsi veel ja
tee neid assiste siis endale. No mul see kiidan randurit Soteritis korraks, et see lõputu küünlapäev selle Ralju mängu kohta, et see lihtsalt see mäng oligi see, et pall, Guilherme üritas läbi, kas nurgalöök või pall kaotas, Ralju alustas rünnakut Guilhermele ja siis uuesti. Seal oli Niki Ivanov otsis jälle äärevahetust, tõnks talle ja see teisel äärel mingi vennad sügasid ennast, vaata, mis seal ikka, vaata, ei saa digi lahtigi, vaata, esimesel poolel, et see, mis viga nii on, et see nagu, ma ei tea, kas see on nagu mure ühel hetkel või ei ole, samas kui see vend nagu lähebki läbi lööb teravust, siis nagu ei ole mure. No ma ütlen, et fantast vend, mul nii meeldib. Ja ma usun, see lõpuks nagu mingil määral loksub kindlasti paika, et nagu Andres ütles ka, et seda ei saa lasta, et seal tekiks meeskonnas mingi halb sisekliima, sellepärast teised palli ei saa, et Andrei vana ründajana teeb üks hetk selgeks, et kui tulevad mingid ebaõnnestused ka sisse, et kuule, teistmoodi on ka vaja mängida vahepeal, jah. Tal tema positiivne vist külg on see, vist väidet, et ta räägib ainult portugali keelt. Tänapäeval igast äpid, vaata telefonis. No mängu ajal see ju mis äppi sa teed. Paned valju hääldi peale ja sööda. Teised pool harjume teil inglise keeles, et see ved, sorry, vaata, portugees. Ei, ma arvan, Andrei õpib nüüd 3 sõna ära, nüüd sööda ja ära tribla. Võtad paar korda pingile, saad väga hästi aru. Mina siis võtan mehe, kes ma ütleme nii, et kui ta lööb alla 15 ärava, siis peab olema vigastus mehel. Loomulikult Tristan Koskor. Tammekas keegi peab väravaid lööma. Ma saan aru, et Pascher võtab osad ära, aga ma ütlen, et kui tõenäoliselt Tammeka lööb selle ole, ütleme 50 äravat, siis need on 25 ja 25, seal ei löö mitte keegi teine. Natuke on juba löönud, tõenäoliselt saab neid penalti lüüa. Ja oht, et ta välismaal uuesti saab, on 0, et selles mõttes see on ka, ei come on, ta juba sai proovida, kui sa Itaalia, ma ei tea, tugevuselt umbes 200 klubis ei sattava, siis nagu, et see on vist üsna lollikindel variant, eks ole, mida võtta. Lollikindel variant võib olla, aga see on see oht, et kui sa seal tagaotsa sats oled, et sul lihtsalt ei tulegi neid värava võimalusi vasti. Tammeka ridades 222 mängu, 82 ära, et see on siis natuk, ütleme selline, peaaegu 2/3. Ütleme siis, et 15 on garanteeritud. Andres Oopper, nüüd on ikka. No ma jääks siis, väga ohtlik, et Levadiast, et kui sa siin ei löö väravaid, siis sa vahetatakse sind välja, pannakse keegi teine sisse, aga vist Tampeduu on vist üle praegu. Jaa, Tampeduu on... Et ma panen temale need panused, et järsku saaks ikka püssi paukuma ja... Ta on ju saanud neid, Levast sai räägitud, ta on ju saanud neid võimalusi küll, aga ta mispärast ei löö neid üks-ühtesid ära, et tal ei ole nagu seda nõks olnud, et saaks selle enesekindluse, et sa lähed iga mäng on see 1-1 ja sa raiskad ja siis nagu ongi keeruline. Keeruline ongi, et varsti sa võid leida ennast pingilt, kus sul on veel, ma ei tea, 9 samasugust venda on ootamas. Õnneks see Keero on veel hullem traiga saata, see mõttes, et seda ohtu ei ole. No seal on pigem see oht, et sealt tuleb suvel mingi uus mees võib lihtsalt. Või siis see veel hullem. No ma pakuks, et Tampeduu. Miks ma ise tahalusin väga hästi alguses ka juba Tampeduud, et ma tahtlustan, ta on üks suurema palgana mees selle ja seda niisama... See päästa ja et ta peab olema. Et teda peab nagu tassima, et ma arvan, et Keerod ja Pahid ja need vennad on, et Savigu ei tule, Tampeduud sa ei saa lahti ka sellest ennast. Aga ma arvan, et kui keegi teine hakkab siin lööma, siis ei ole treeneril raske ta pingile jätta. Aga ilmselt, kui sa Tiraspolis Riffis oled käinud, siis nagu see palga soov on nagu teataval tasemel juba. Ei ole see tonn ja söögiraha, tal on nüüd nii, Kalvet. Küsin täpsustav küsimuse vahele, et kas need värav, mis seni löödud on, need loevad ka juba või? Ja, kõik loevad. Siis ma valin Henri välja, jah? Kaval mees. No kõik, mis me valinud oleme, siin on ainult üks loll valik on see nii-öelda. See on Joff, kes pole mitte midagi lööd, et see oli su enda valik. See on enda valik, aga ma arvan, sealt tuleb. Näeb tulevikku ette. Nii, ma loen su Vapruse tulemused ette, siis sa võid rääkida, mis sa ise tahad, Kalvet. Annan selle vaba mikrofoni. Vaprus kaotas 0-1 Paidele ja Vaprus tegi 2-2 Viigi Kaleviga, kus siis penalti, siis lõi välja penalti sisse, siis Villot ja siis Usta, et see on üsna normaalne 2-2. No, selles mõttes... Kas me teeme penalti rändi võin teha või? Minge perse, need ei ole penaltid.
palun ärme, laseme mängida, palun laseme Eestis mängida, see mõttes, et ma tõesti, anname keha ja laseme mängida, ma tõesti mis Usta penalti, no ma olen Kalevi poolt. Ja siis ma ütlen, no ei ole, see ei ole penalti, mis asi see on? Okei, räägi Vaprusest ja väljast. No välja personaalküsimus, temast on oodatud tegelikult ju aastaid ja aastaid ja aastaid, kui tema Florasse tuli, ma ei mäleta, äkki see oli 4 aega tagasi, kui ta Paidest üle osteti, et et tuleb uus Vassiljev, hakkab seal tegema ja keerutama ja see karjäär ei ole sellist nii-öelda kurssi võtnud, nagu toona loodeti. Vapruse puhul jah, nüüd Kaleviga 2-2, et ilmselgelt oli mäng, kus nii see hooaja kulgu arvestades, Vaprus lootis 3 punkti, samamoodi see kodus sellise nädalaga tagasi Laagriga, rohkem tagasi, kus oli ka 1-1, et mingid mängud Vaprusel on olnud, mis on siis meenutanud seda üle-eelmise hooaja Vaprust. Tundub, et ta on nagu kuidagi parem seis, kui oli eelmine hooaeg. Kui sa ka seal ikkagi pigem seal ju lõpupool olid seal, et kas ja kuidas jääme siia püsima. Aga tundub, et Prins on vist mingi nupu leidnud jälle seal, et natuke need mehed üles keeranud ja sel hooajal võiks natuke lihtsamalt tulla neil, kui mullu tuli. Jah, ma võime siis lihtsalt alates aastast 2022 küll Tartu Ametis 26 mängu 2 väravat, 2023 oli Levast korra ja seal siis Vapruses sellise senanoed, eelmine aasta 34 mängu 1 värav, selle ajal 7 mängu 4 väravat. Kuidas see nüüd nii juhtub, et sa lööd põhimõtteliselt hakkadki lööma, 23 pole enam laps ka. Päris äge. Äge, selles mõttes ägedad väravad ei ole sellised suvalised, et on päris, kui ta lööb, siis on sellised wow. Jah, on küll. Omal kui ta tuli, ta oli ju Paides, oli ikkagi ju ikkagi liigas silmapaistev mäng ja ta oli 17 toon äkki või mis talle võis. Ta oli ikkagi päris noor ja siis ju teda kiideti siin ja seal ja 3. kohas ja just tema seda kuidagi pallikäsitlust ja seda, ma ei tea, keskväljal seal maha pööramisi ja kõik, et mis ta nagu tegi, et Purjatada samas sul on seal ees, varsti teeb Kevin Jauber tagasi, siis Virgo Vällik noor, see on siis vaesem ja Andres Ooper, Virgo Vällik. Lihtsalt ütle see Andres, see on näha näost, et häirib. Joosep Põder, Tristan Pajo, Paalberg, et seal tegelikult neid mehi on palju, et seal väike oht on see, et äkki mingi hetk läheb sügavamale keskväljale see välja. Jah, aga sama selle, kui ta mingi koha peal ennast leidnud, äkki siis ikkagi Prins vaatab, et toimib ja paneme edasi, jah? Aga jah, see mõttes on kummaline, ta on Floras on proovida, Levadias on proovida, on igal pool ja ma ei tea, kas on vist olemas ooper sellised mängijad, kellele sobib rohkem mängida väikses meeskonnas kui suures? Kes vajavad natuke rohkem ruumi. Mul on oma teooria selle kohta, see on... Et ära joosta. Ei, see on Giovinco teooria, kunagi oli Itaalia liigas oli selline väike 1,70 Giovinco, pani Parmasse, oli ruumi, täis jumal, vaatad, Messi uus tulemine, panid suurde tiimi Juventuses, pole ruumi midagi teha, pead seda... No seda on ikka räägitud, et kes tuleb toime selles väikses ruumis ja pööramiste tegutsemistega või see, kellel on vaja seda nii-öelda, et vastane pressib sind kogu aeg ja sul on vaja ainult ära joosta nii-öelda, et eks ikka sellised jutud on kerged tekkima, aga jah, et võiks olla ju selline ründaja, kes saab mõlemaga hakkama. Aga tegelikult jah, mängid vist on ju sellised küll, kes mõni mentaalse poole pealt, sest sa tahad olla selline nii-öelda võistkonna liider ja kui sa oled seal nüüd üks paljudest, siis sa kuidagi ei tunne ennast mugavalt ja ei saa ennast käima, samas kui nii-öelda kogu mäng käib läbi sinu, võib-olla ongi taseme peal nõrgem, aga sa lihtsalt tahadki olla nii-öelda oma peas mõtled nii, et sa oled see mängija. Mida kõrgemal sa oled, seda rohkem stressi on ka ikka, nõutakse ka seda värava löömist, et võib-olla seal nii-öelda madalama või tagumise otsa satsides sul ei ole seda survet peal, et kui läheb hästi ja aga üleval nagu on Levadias, kes lööb väravaid, kõik värisevad, keegi ei löö. Kes sa ütles jah, et see Levadia särk on Eestis kõige raskem särk? No vot, jah. Et seal, nagu sa ütlesid juba, et kui ei löö, siis tulebki Viktor riietusruumi pärast ja no poisid. Jah, seal on vaata selline laadna, see Igor Prins, vaata see ju Depay. Pole hullu välja tulnud. Pole hullu tuleb järgmine noort tuleb. Kas ta just pai teeb, aga võib-olla ikkagi, ma arvan, see Prins ei tule sul, näed, sul on lepingus see number ja kui praegu nüüd ei löö, siis me teeme 1-0 tagant maha. Ma ütlen ausalt, et päris keeruliseks hakkab minema. Ma võtan ühe mängija. Kuidas ma tahaks väikestes meeskondades mingi Ustat või Eermet võtta? Jah.
tahaks Sten Reinkord võtta, for fun. No, ma ei taha kaotada mängu samas. Ma võtan sellise mehe, kes mulle tundub, et on ülihea, aga mees, kelle ma panustan, hakkab murul lammutama. Enot Otto. Levadias keegi peab. On see Musaba, on see Gero, on see Agiri pole üldse saanud. Keegi peab hakkama väravaid lööma. Ma usun, et Levadia ikkagi lõpuks hakkab lööma. Ja see Otto, headel päevadel Otto on äge. Miski kurat, okei, juba panin kirja. Ma juba mõtlesin ümber. Aga Otto, et miski pärast, eks ole, esimene voor me vaatasime, et Opadi, et sõita, see on ju mingi haigelt jumalik vend. Peale seda nagu pole välja tuld. Võta need kinni. Aga mul midagi nagu meeldib, et kuigi viimase 4 mängu saldo on 0+0, mis näitab, muidugi selle, ma lihtsalt lähen selle peale, et sümpaatne mängija, et hakkab tulema. Andres Opper. Ja, järjest keerulisemaks see läheb, kas see nüüd on siis top 10? Meil on 12 võetud, et meil on 4 ringi 12 mängijat. Sappinen siin Jopp Saarma, Pašer, Pedro Tabore, Ivanov, Guilherme Koskor, Tampedu välja, Otto. Kuulejatele, kes vaevel ei kuule. Jah. Oi, aga ma panen Kalli Mullini. Opa, mõttes mulle meeldib su noorte entusiasm. Miks ma panen, et väga reaalne on, et ta saab seda mänguaega järjest rohkem ja rohkem ehk ja talle see ütleme, see süsteem seal talt tuleb toetava ründajana, tal nina värava löömiseks, et miks mitte selline? Ja ma ütlen, et no mingi loodika minul ütleb ka, et nagu justkui äkki see Joppe jätka lööma, on ju. Ja siis ma mõtlesin et siin oli ka Levadiast kedagi võtta, aga ma jään Kalli Mullini juurde. Nii, teeme 2 ringi veel. Tähendab, et teeme mitte 5 ringi, vaid teeme rohkem, siis saab neid siis me saame väikse tiime ka sisse panna natuke. Sest meil on võtmata siin näiteks Eerme ja Musta ja et neid asju ka, võib-olla siis saab nendest tiimidest ka rääkida. Selle mängu kõige parem asi on see, et me ei võta Kuressaarest mitte kedagi, ei pea sõnagi rääkima. See on meeskond Mordor. No nii, jäängi selle Eerme juurde, kes just mainisid, et Kalev Kruus on seal Betsefi podcastis seda venda haipinud palju, et loodetavasti siis ta teab midagi, mida ma ei tea. Eerme, Andres Opper, sina, et eelmine aasta mängisid samal tasemel põhimõtteliselt. Ei, ma olen nõus sellega, et Harju on selles mõttes huvitav ja miks mitte Harju ees, siis keegi ju peab neid väravaid lööma ja siis miks mitte, et see on tema. Ei ole üldse paha valik. Et selles mõttes, et seal oli, et sulle kas hakkab lööma Triis, kas hakkab lööma Piht või hakkab lööma Eerme, siis see, et Eerme väravad, ma olen laaditasin oma silmad näinud, siis Eerme kuidagi on ikkagi nendest mängijatest ka kõige silma paistab ja nagu mängumehe moodi kõige enam. No lisaks ka Laagri meeskond tundub nagu meeskonnana parem, kui nad eelmkord kõrgliigas käisid, et siis nad olid ju algus saanud üldse minema ja siis lõpuks seal ponistasid ja peaaegu pääsid ära ennast, aga praegu on ikkagi ju ma tegin isegi olla niisugune liiga keskmik peaaegu No Laagri, jah, õige, me pidime mängus ka, tahtsid 1-2 Paidele. See on see mäng, kus sõimati kohtunik ja ei antud hiljem intervjuusid ja olen 100% nõus nendega. Tehti liigene, minu meelest tehti ka liigene. Ei no jaa, mõtlengi, et tegelikult seal meeskonnas seda sisu on ja samas kui väiksematele, ütleme, kipub nii olema, et kuidagi nende puhul tundub, et seda ülekohust nagu on tihtipeale rohkem. Jah, nagu oli ka see Tammeka, kes see treener oli, Portugalis kunagi oli siin, et Santos äkki. Jah, et kõik esimest 4 ainult soositakse ülejäänud, kõik saavad kaike kus pead piltlikult öeldes nagu. Okei, võt see on, kui näed Kuressaare vaata koolist läbi tulnud mees, on normaalne, et väikseid kiusatakse. Ei ole see võrdõiguslikust. Ei ole, vaata õige. Ma lähen natuke sellise riski peale. Paidest tarstavad teda võtta, Reinkord, Suso, Kormiller. Aga tead, ma lähen selle haibiga ikkagi kaasa. Ma tean, see mees on jätnud 0 muljet. Ma tean, et see tõenäoliselt, kui ma valida, kas ta lööb 20 ära või ta ei ole liigas augusti lõpuks, siis mul tundub see viimane on reaalsem, aga Ibrahim ja Pirr, Kalju,
mees, kes palli saab, puhab peale. Lihtsalt selle haibi pealt, et öeldakse, et trennis lööb silmad kinni igast asendist. Saab muru peal, minu loodika on olnud see, et saab muru peal hakkab tegema. Et ma arvan, ma usun, kuigi ma Nikita Andreev ei oleks juba eelmine lahti lasknud, aga nüüd on usk tagasi. Mina usun, et ma ei usu, ma tean Ooper usub rohkem Ivanovi, aga ma ei usu, et Ivanov on see tipuründes see lõpplahendus on ja Guilherme nii kaudu nii on, hakkab neid palle siin andma ja ma arvan, see ei ole väga loll pakkumine. Nii, Ooper, nüüd on küll viimane ring, siis me saame täpselt 50 minutile saata. Ma arvan, et ma seekord valin isegi Daniel Usta, et seda vaadasid ise, ma lootsin, kolm on tal juba ees, esiteks lööb pendlaid nagu arusaadavalt lõi viimases mänguski, et keegi peab ju tassima neid madalamaid satse ka nii-öelda, nagu täpselt me rääkisime Eermest, nii ka Usta, et vast tuleb siia lisa. Kalevi võib ära siis mainida, et Kalev taotas Transile 0-1 mängus, kus tegelikult võib-olla viiti ei olekski olnud väga ebaõiglane. No see oli mega vära, mis see on. Jah, Jedor Žuravljov. Ja siis Vaprus oli 2-2 mis oli ka mängupildiselt okei, et selles mõttes, et teisel pool ajal ju pigem Pärnu peab olema rahul või nagu käis läbi. Ja see ongi, et nagu Kalev on natukene nüüd paari mänguga ikkagi ja enne seda oli Kuressaare 4-1 krediiti, et hakkab nagu tulema. Et mina taaskord, võib-olla Taini ei oleks pidanud vallandama, et võib-olla ikka oskab tööd teha. Helme tal siin ka, Ragnar Klaavn käis sama stuudios, istus siin, kus Andres praegu istub, et ütles, et sai noorenduskuur tehtud ja läheb paremaks, et tema usub küll, et see lüke, mis oli õige ja nad peavad ikka olema see klubi, kes annavad noortele võimaluse, keda siis hiljem välismaal aidata. Usta puhul edasi eelmine aasta seal Transis ei olnud nagu halb, aga ei olnud ka hea, et ta nagu läbi ei löönud. Enne seda Harju, kui see Harju rutus välja, nagu ei olnud halb, aga ei olnud head. Et ta on nagu saanud 2 aastat olla, pole nagu päris see tuld, aga Rodan on see tunne, et nagu võib hakata tulema. Ta on 22, pole enam, esimene noorus. 2 korda noorem mees kui sina, ma ei tea, Kallet. Aga seal seda keha on, kõik on, pikkust, jõudu. Ja päris palju on. Ja ta on ikka, Rudi, sa ütled 3 ärat, tegelikult ta raisab ka. Mis on selles mõttes hea, ma ütlen alati, et kui peale löögile saamine on väga suur skill juba iseenesest. Kalev meistriks. See mõttes, et Kalev... Ma arvan, neid võrdseid satse seal tagumises otsas nii-öelda Kure, Tammeka, Laagri, Pärnu, et seal on piisavalt, et ei ole nii, et tal ei ole kelle vastu lüüa, et okei, isegi kui sa jääd üleval pool meeskondade vastu kuivale, siis on piisavalt neid vastaseid, kelle vastu sa peaksid ka lööma. Aga nüüd on, eks ole, noor sats justkui saanud hoo üles, nüüd tulevad järjest Levadia ja Kalju. Et natuke on see, et kummal poole see läheb, et see natuke see oht on küll, et just let's go, nüüd hakkab tulema, Jüri su asjad keerutavad ja siis tuleb äkki Leva paneb 3 esimese poole. No seda võib juhtuda, aga võib-olla just Flora nüüd lükkas selle ümber ja nüüd tulevad ja panevad ära. Nii, eelviimane valik jääb inimesele nimega Madis Kalvet. Martin Miller, jah. Martin Miller, mis säis? Meil on 3 olemas juba. Meil on ründaja ka seal satsis. Jah, aga no nii. Ma jään Milleri juurde. Nii, miks? See on koht võib-olla, kus võiks põhjendada. No siin tal on 3 väravat all. Okei. 7 vooruga. No muidugi ilmselt sama hooga tõenäoliselt edasi pane keskvälja mehe kohta natukene liiga optimistlik pakkumine, aga ma usun, et ta on ikkagi piisavalt kvaliteetne mängija Eesti liigas, kes nii-öelda ikkagi teatava stabiilsusega väravaid lööb seal, arvestades seda, et hetkel ei ole Paidel niisugust väga selget rünnakuliidrit. Saarmalt loodetakse seda, aga ta ei ole ikkagi, ongi täpselt sel tasemel olnud, nagu oleks vaja. Aga miks mitte Ringkord siis? Usun Millerisse rohkem. Selge. Ma peame harjutada seda veel, vaata. Okei, viimane valik jääb mulle. Ehk minu variandid on siis Ringkord Poom, oleks päris okei valik. Kuratsin. Aga ma hakkan nagu veidi kahtlema.
kahtlema, et sealt tuleb. Kaljust vist ei ole rohkem kedagi. Viidas, aga ei ole jätnud. No, noor ooper Virga Vallik. Danimovo, Švedovski või Jüriso võiks olla. Kurat, ma võib-olla Kuressaarest ei Miida või võtma. Kurat, see on liiga rets. Jaa, see on kõige lollim asi on mingi mõttepaus, mis on saates. Keero. Ei no, võta lipp Kuressaarest, siis on nagu... ei, seal on, seda ei julge võtta. Ma panen sellise mehe, et ma vaatan korraks palju see Suuso seal löönd on Paidest. 2 on löönd juba või? On 1 või? Pane see Suuso Paidest, ma ei tea, millegi eest ta on sinna alkoholisse saanud. Keeri peab hakkama lööma. Ja paneme Suuso. Ehk siis ooperi tiim, millega ta läheb vastu ajal on Zappinen, Bašeer, Ivanov, Tamveduu, Tralimullin, Usta. Päris okei. Päris hea, jah. Kalvetil. Läks isegi selle. Kalvetil Senjov, Joa Pedro, Kilerme, Välja, Eerme, Miller. See on naerad. Martin, okei, Taljurannal on Saarma, Rabore, Koskor, Otto, Žabir ja Suuso. Mina lähen, meil on mulle ise meeldib, et meil on väga erandlik vastas, meil on vastas, ta usub Eesti mehi. Ja mina ei usu Eesti mehi. Mina usun, et mingid legionärid peavad siin tegema hakkama. Aga vist ooperil tundus kõige parem see asi ole. Tundus küll, jah, tegelikult kui niimoodi nimed ette loeti. Tal on seda oskas õigel hetkel. See oli see, et ma sain esimesena. Nii, aga Andres Ooper, mis on lahti Eesti ründajatega, et parim või Eesti liiga ründajatega, et 4 on 7 vooru järel rekord ja see on ka väljatöös, et mis, okei, Bašeer ka sulgudes. Kas see on see kuradi Famos staadion ja Laadri staadion, mis see, on see kunstmuru, mis ei lase mängida? Korra see käis mängijatelt ikkagi ka läbi, et eks need kunstmuru on keeruline, kui on kuiv ilm ja see pall võib-olla on aeglane ja nii edasi, et eks neid lahendusi tuleb leida ja eks kõik ootavad ju selle muru peale minekut, vast on see varsti, aga ega jah, kõigil need platsid on ühesugused ja üldse jah, väravaid on. Ma ei tea nüüd, kas see statistiliselt ka on õige, aga kuidagi vähe on. Ja enamik on penaltitest, sest see kuradi varda. Jah, et selles mõttes tõesti tahaks rohkem, samas ei tahaks mingi ühepoolseid ja suureskoorilisi mänge, seda mitte, aga jah, väravaid tahaks näha. Samas ka tundub ka see, et ei ole ühtegi sükest väga silmapaistvat ründajat, just seda, kui mingi aeg oli ikkagi Zappinen tippvormis ja Henri Anier oli, siis sa põhimõtteliselt teadsid, et seal iga mäng nagu enam tuli midagi, et ühtegi sellist meest nagu praegu liigas ei ole ja ma arvan, see on üks põhjus, miks ei olegi meil suurema väravaruga mehi praegu. Okei, aga kui ukse taga on ringi kees, saatetegijad koputavad juba, siis lõpuküsimus teile. No ma teen sina presidendi valimiste küsimuse. Kuidas sulle, ma tean Talve, ma tean siit häirivat küsimust. Kuidas sul meeldis see väide ühes teises konkureerivas podcastis, ühelt teiselt konkureeriva väljaande peatoimetajalt, et Delfi meedia tervikuna on juba otsuse teinud ja koondunud Paide selja taha. Klaavani selja taha. Meeldis sulle see väide või? Ma arvan, see väide oli tehtud paljuski Ekspressile suunatuna, mitte just konkreetselt meie sporditoimet suunatuna. See oli veel parandus Delfi meedia, et kas sa tunned enda väga Klaavani meelsena? Kusjuures kindlasti ei tunne, ma ikka kui Klaavanit koos podcast tegin, siis ütlesin ka, et mulle tundub, et ma vähemalt enda silm läbi oleme suutnud olla objektiivsed, ta ütles, et oleme, siis ma nõustun temaga. Aga ei, selles mõttes, igaüks võib öelda, mida parasjagu tahab, aga ma pigem tahaks öelda, et me ei ole valinud seda poolt, vähemalt sporditoimetuse rindel me kindlasti ei ole seda poolt valinud ja mida Ekspress teeb, seda ma ei oska nüüd avalikult kommenteerida. Ja Andres Ooper, sina, kui sa penaltit lööma läksid, mida sa väga tihti teinud, et mis su see taktik oli või kuidas sa noortel õpetad, et kuidas lööma minna? Või kas üldse, oleme ausad, sa kõige halvem osa, kõige nõrgem asi su ründaja karjääris ja see on penaltil, kas üldse sa õpetad noori või? Sa ütled, ärge mind kuuleta. Vali nurk, seal nagu inglaseid õpetati vahepeal, et vali Varbada nurk. Et kindlasti löögi tugevusest oleneb ja et hakata seal petma ja mingeid aeglustama, kiirustama, ma ei tea, ma ei soovitaks, aga jah, vali nurk, jää endale kindlaks ja löö.
piisavalt tugevalt see pall sinna ära. No mina ütleks jah, et inglastele kõigile, et lööge nagu see Bukayo Saka, et see EM-i finaal, see on üks mu ilusamaid jalgpalliõhtud üldse, let's go, et Forza Itaalia siia lõppu, eladu, öelge siis midagi, Andres Ooper, lähete, mis teil on siis noortekoondisega plaanis? No 2 mängu meil jäänud siin Moldova ja Aserid, et lähen sinna abi. Korda lööma. Jah, kas nüüd nii, jah. Aga jah, lähme ikkagi mängima. Ja Madis Kaldrit, mis tunne siis on 40 olla? Samamoodi 39, väga palju muutunud ei ole. Jaksu jätkuvalt on. Jaksu on, okei, see oli seekordne saade, täpselt tund aega, siin on lõpurull ja kuulmiseni öelge ka nägemist siis. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.